Tere ka minu poolt, olen siis Raili Mängel, Eesti Maaturismi Ühingu tegevjuht alates siis aastast 2008 ja vaatame siis täna Marikaga koos, mis meie arvame, mis loodusturismist võiks siis saada, aga hästi lühidalt see, et siis Eesti Maaturismi Ühing on siis üks nendest väga mitmetest ühingutest, katusorganisatsioonidest, mille Tarmo Pilving just eelmises esitluses välja tõi, et oleme siis loodud aastal 2000 ja peamiselt on meie liikmete seas majutusteenuse pakkujad küll, aga ka väga paljud erinevates teisteski katusorganisatsioonides tegutsevad ettevõtjad, sealhulgas siis Eltus olevad loodusturismi teenuse pakkujad on meie ühingu liikmed. Ja mina lihtsalt, me oleme omavahel Marikaga kokku leppinud, et mina räägin üldistest asjadest, millega Eesti Maaturismi Ühing on siiani tegelenud ja mis võiks olla ka loodusturismile ja loodusturistile kasulik. Ehk siis ütleme nii, et ükski tühi kott püsti ei seisa, nii ka loodusturist vajab kindla peale ka süüa, ehk siis on Eesti Maaturismi Ühing loonud üle-eestilise Eesti toidutee ja seal on lausa pakkujaid siis 261 tänasel päeval üle Eesti. Oleme oma tegevusega olnud vägagi seotud ka siis kaugmatkaradade loomisega. Ühel puhul siis rannikumatkarada, mis on rahvusvahelise tähisega E9 ja on alguse saanud Portugalist ja tänasel päeval, imet, jõuabki ta välja kuni Tallinnani. Ja teine siis on metsamatkarada, mis rahvusvahelise tähisega on E11, saab alguse Hollandist ja Etskae. Ka see rada jõuab välja Tallinnani. Nii et oleme rõõmsad ja uhked, et me oleme oma siis Läti kolleegidega ja paljude siis ka nii Eesti kui Läti teiste partneritega selle loonud ja toonud ja usun, et sellest võime me üheskoos kõik kasu lõigata. Metsamatkara raames lõime me ka sellise märgise nagu matkasõbralik, ehk siis, et veelgi paremini välja nii-öelda ettevõtjad saaksid endast märku anda, kes on siis ikkagi südamest matkajasõbralik, sest kui on huvi teil seda taotleda, siis olete teretulnud läbi viima enese hindamist, sest metsamatkarada.maaturism.ee sellise lehe peal on kenasti olemas teile tööriist, saate ise ennast hinnata. Mitte üks komisjon ei tule teile koha peale, küll aga teie edastate kenasti selle info meile, esitate taotluse ja siis juba on kinnituskomisjon, kes vaatab üle teie saadetud siis soovi ja valdavas enamuses on märgise soovijad saanud ka selle endale kandmiseks kätte. Ja kui on kinnituskomisjonil mõned ettepanekud, siis ta need ka teeb, aga kõik on teostatavad. Ja siinkohal kohe annan Marikale sõna edasi, aga omalt poolt väljendan võib-olla sellist head meelt ja rõõmu, et ei ole vist olnud riiklikul tasandil ühtki strateegiat, mis nii paljusid teemasid maaturismi vaatevinklist vaadatuna kataksid, ehk siis kultuuriturism, toiduturism, loodusturism ja tahame või taha tegelikult oleme me kõik ka äriturismi suuremal määral seotud, ehk siis on võimalik priituure või posttuure, mis iganes, kõiki on võimalik meil pakkuda, ehk siis on kui vähegi kogu see elu, mis meil siin täna meid ümbritsemas on, kui see lubab, siis justkui tegutsemiseks on uksed valla, see on see, et kas meie vaim ja füüsis sellele kenasti ka vastu peab. Aga nüüd ma annan Marikale edasi juba, et ole hea, Marika. Kas ma pean ka sinna seisma, kus Raili seisab? Et jah, alguses oli see, et Railit ei pidanud täna siin kohal olema, olud muutusid, nii et meil oli siis see plaan, et me
kõnelen maaturismi ühingu eest ja noh, hea meel on tõdeda, et ma arvan, et siin on saalis on umbes sama palju maaturismi ühingu liikmeid, kui on Eesti Loodusturismi ühingu liikmeid. Et me võime pärast üle lugeda. Ja kuna siis ikkagi võtsime tõsiselt seda ülesannet, et mis siis see visioon või mõte on, nii nagu siis ka Tarmo siin eelnem rääkis, siis mõned mõtted siin on. Et hetkeseis siis ikkagi meie arvates on täna selline, et meil on teenusepakkujaid loodusturismi osas on, aga võib-olla need teenused ei eristu turundussõnumites, noh näiteks see, et on väga palju kanuumatka pakkujaid, kõik on ühesugused kanuumatkad, et mis seal siis see erisus on ja kindlasti on see interpreteerimise komponent ehk see giiditeenus või see looduse väärtustamise ja vahendamise komponent võiks olla palju rohkematel ettevõtjatel olemas, et osadel see küll on, aga enamasti on ikkagi see pigem inventarirent ja siin ongi siis need ootused sektorile tulevikus, et need ei ole mitte maaturismi liikmetele, vaid see on siis, me ikkagi vaatasime nagu laiemalt seda pilti, et võiks ju tulevikus veelgi rohkem olla see, et nüüd pakume seda täisteenust koos giidi ja kõigi lisateenustega ja võib-olla ka siis see sama teenuse eristumine, et milles on siis see minu ratta või kanuu või veel mingi muu matk, et mille poolest on see siis eriline. Et see oleks selline võib-olla võimalus. Ja kindlasti siis kogu see kestliku turismi teema, et ettevõtted võib-olla nii väga ei kirjelda seda, neid oma väärtusi ja teenuste puhul ka siis, et kuidas nad seda teenust pakuvad nii, et see on siis nii loodusele nii-öelda säästev kui ka siis kogu muu selline ma ütleks rohepöördeline element seal juures ja täpselt see sorteerimine, kohalik tooraine ja nii edasi. Et võib-olla ka ettevõtjad teevad seda, aga nad võiks seda palju rohkem kuvada. Nii kuidas see edasi läks nüüd siit või? Lisaks siis võib-olla ka üks selline asi, et tavapärane selline teenusepakkuja maaturismis ei mõista piisavalt selle süvahuviga loodusturisti profiili ja ei oska võib-olla tema ootustele vastata, et võib-olla peaks olema paremini see sõnastatud ja kõik olemasolev või siis ka juurde tulev materjal, kui seda peakski uurima veel või paremini sõnastama, võiks olla siis kuskilt kättesaadav ühes koondus, näiteks siis Puhka Eestis turismiprofessionaalile siis selles kataloogis, kuhu on väga palju asjalikku infot juba kokku kogutud. Ja siis on kindlasti see selline head tavad, võib-olla mingid seadusandlus, ma mõtlen siin näiteks kaitsealadel, võib-olla kaitse-eeskirjad, regulatsioonid, ka ohutusteemad teenuse pakkumisel, et õnnetusi ja igasuguseid arusaamatusi ära hoida. Ja siis ka samamoodi, et see kindlasti algab teavitusest ja teabest ja võib-olla ka siis, me ei tahaks siin võib-olla öelda nii, et neid nii-öelda norme kohe kehtestada ja mingeid reegleid, regulatsioone, küll aga me omalt poolt siis, nüüd ma esindan Maaülikooli, eks püüamegi siis neid tavasid ja asju hakata tulevikus ka võib-olla välja töötama erinevates valdkondades, aga et kui need sektor ise peaks siis ka mõtlema, et erinevad siis valdkonnad loodusturismis, et mis on hea tava võib-olla mootorsõiduki kasutamisel, et see päris hästi ei päde seal vee peal ja võib-olla avatud veekogudel ja suletud veekogudel on siis need erinevad teemad ja nii edasi, et või jalgrattas teemas, et selles mõttes siin neid asju on võimalik siis arendada ja seda paremat teenust ja ka kuvandit siis luua. Ja siis võib-olla mitte, seda saavad võib-olla ettevõtjad paremini öelda, aga tundub, et ootused on, et klient saab kõik asjad ühest kohast ja et võiks nagu pakkuda sellist täisteenust, aga tundub, et see pakettreisi direktiiv on üks selline asi, mis reguleerib tegevust ja võib-olla siis on selline
natuke takistav asjaolu, et seda nagu päriselt sirgeseljaga ka välja pakkuda, et meil mõned siis maaturismi ettevõtjad on, kes on sellest ennast läbi hammustanud, üks on ka siin koha peal, võib-olla neid on rohkem, aga siin on ka siis see, et praegu siis ma saan aru, konsultatsioonid selle direktiivi muutmiseks käivad Brüsselis, et võib-olla saab ka meie ühing läbi teie siis mingeid ettepanekuid sinna sellesse teha, et kuidas me saaksime oma seda kohapealset loodusturismi teenust või maaturismi teenust siis niimoodi paremini paketina pakkuda, et see ei oleks nii bürokraatlik ja keeruline ja tülikas. Siis veel kindlasti see osalusturism, et kui võib-olla loodusturismi ühing on siin esitab sellise süva loodusturismi ja aktiivse seikluspuhkuse esindajaid, siis meil on tundunud ka siis siit erinevaid signaale ja kui lugeda ja vaadata nõudlust ja ka jällegi seesama meie koolitus seal Maaülikoolis, nüüd ma jälle Maaülikooli õppejõud, et tegelikult see, hakkame siit otsast pihta, et see metsakümblus või see selline meeltematk või niisugune rahunemine ja sellest igapäeva hullusest minema saamine, ütleme viimased 5 päeva on see veel, eks ole, võib sinna panna kuubis või 10. astmes, et need teenused, mis tunduvad võib-olla siuksele kõvale seiklejale nagu et mis mõttes, aga see on täiesti asi, mis nagu tuleb, et tõsiselt ja mõttega ja sisuga niisuguseid teenuseid arendada, mis on siis see osalusturism, et siin kõik need ise korjan, ise söön, ise keedan, ise otsin ja nii edasi. Et see loodusturismi siis valdkonnas võiks neid teenuseid olla rohkem, need võiks olla rohkem niimoodi tunnustatud ja arendatud. Ja siis oli ka maaturismi Facebooki lehel küsiti siis erinevatelt ettevõtjatelt, et mida nemad tahaksid anda sõnumina kaasa. Ja siis siin on siis ettevõtjate mõtted, et üks on siis see, et looduses liikumine peaks olema selline mugavustsoonist välja tulemine ja informatiivne, loodussäästev. Ja samuti teine siis ettevõtja on ka toonud välja seda, et loodus kui teenuse osa peaks olema rohkem välja toodud ja see ka, et tänapäeva inimesed jäävad järjest looduskaugemaks ja ka tavaline siis või metsaretk sääskede ja natuke kõvema tuulega võib olla juba suur väljakutse. Siis kindlasti see, et meil on siin räägitud siis juba sellest riiklikust turundusest, aga see tootearenduse toetamine võib-olla võiks olla süsteemsem ja teine siis see, et turundatakse midagi väga erilist, see peab olema, aga kas meil nagu siis seda teenust ka on siis niimoodi massides sinna juurde pakkuda alati, et see on nagu võib-olla natuke käärid. Siis kindlasti siin need kuvandi küsimused ja just täpselt see, et mida me turundame, milliseid tegevusi, mis need sõnumid on, et tulge Eestisse, tehke seda, teist ja kolmandat ja kui sa sellesse videosse süvened natuke see loodushoidlikuma sellise pilguga, siis sa vaatad, et kas tõesti, et selliseid vasturääkivaid sõnumeid on. Aga senini siis maaturismi ühing ikkagi ongi tegelikult siis olnud ka nende tegevuste, millest siin jutt on olnud, et mis siis see loodusturism peaks siis endast sisaldama, katma, on siis jõudumööda püüdnud seda katust pakkuda ja praegu siis on ka käimas see üks projekt, mille nii-öelda loosung või märksõna või hüüdlause ongi Go Rural või siis minu meelest Eestis see peaaegu tähendabki, eks ole, et enam-vähem mine metsa. Sest kõik teenused, mida maaturismis pakume, on ikkagi pakutud siis looduses. Et nii on ja ilmselt ka tulevikus jääb. Ja meie omalt poolt võib-olla näeme veel seda, et Eesti loodusturismi ühing võiks saada vägagi tiivad purjedesse ja tahan öelda, et meie omalt poolt, ehk siis Eesti maaturismi ühing on teinud
Eesti Loodusturismi Ühingule ettepaneku osaleda järgmisel perioodil uues rahvusvahelises projektis ja me loodame, et see annab väga hea kuidagi sellise baasi, millega edasi minna, et saab olema üks kindel inimene, kes saab ühingu tegevusi koordineerida. Nii et seda ma lihtsalt omast käest tean, et see on ülioluline, et see õhinapõhisus ei saa kesta igavesti selleks, et asjad koordineeritult, järjepidevalt ja ka kestlikult saaks ellu viidud, on vaja palju tööd sinna taha ja seda ju tunnistas ka Mart Reimani esitluses välja töödud töötundide arv siin nii ühel kui teisel persoonil, et ilma tööta ei tule mitte midagi. Aga selle töötegijate taga on kes? Ikka meie ise inimesed, nii et ilma inimesteta, pühendunud inimesteta me ei saavuta mitte midagi. Nii et mina küll südamest loodan, et see loodud loodusturismi ühing saab olema kunagi väga-väga tubli ja sama tugev, nagu ta on täna turunduses ka kõige muu tegude poolest, nii et soovin ainult indu ja loovust meile kõigile ja toredat koostööd ja selleks, et me kõike saaksime ellu viia oma soovunelmates ka võib-olla kunagi elada, siis selleks meil on tegelikult eelkõige täna vaja rahu, aga loodame, et see ka meile ühel heal päeval tuleb nii hinge kui mujale maailma. Ma kuskilt võtaks mikrofoni. Aitäh. Nii. Raili, ma küsin ühe küsimuse, kuna Marika läks ära. Et kui maaturism, eks oli seal alguses esimese slaidi peal vist, et ta on aastal 2000 loodud ja liikmeid on teil hästi palju. 276 tänase päeva seisuga. Ja loodusturismi ühing on täna ju palju noorem ja väiksem, eks ju. 3. aasta peaks vist olema tegutsemas ja 45 Mart alguses, eks ju. Loodusturismi esimesel konverentsil said nemad sõna, nad olid just siis loodud, nüüd meil on 5. konverents, nad peaks 5. olema või saama. Juhu, ärgas iganes. Nad ise arvasid alguses, et 4. Ei, no on ju asutamine oli 20 veebruar 2018. Ja siis no igatahes jätkan oma küsimusega, et mis maaturismi poole pealt vaadates nagu selle loodusturismi ühingu selline nagu väärtus või roll võiks olla, mida nemad saaksid aidata teil teha ja saavutada, et mida kasulikku nad saaks ära teha? Oma professionaalse know-how'ga kohe kindlasti teisi maapiirkonnas tegutsevaid ettevõtjaid koolitada, aidata, sest kui me vaatame täna ikkagi maaturismi sektoris toimetavaid ettevõtjaid, siis valdavas enamuses ütleb, et nad ju pakuvad loodusturismi teenuseid ühel või teisel viisil. Et täpselt see, et kuidas, kui palju ja mida nad nüüd teevad kõik ja kui professionaalsel tasemel, seda me ju keegi ei ole tänaseni mõõtnud küll, aga me teame võib-olla mõndasid ettevõtjaid rohkem, kes võib-olla on suunatud oma tegevusega eksport turule. Et siin ongi nagu see mõõdikud ja mida me oleme täheldanud ka veel, et ühesõnaga professionaalne know-how on see, millega nad appi saavad tulla, aga mida me oleme üldse täheldanud, kui me loeme ettevõtete kirjeldusi, millega nad algavad? Me kõik pakume oma teenuseid looduskaunis kohas. Ehk siis meid ühendab see, et me kõik väärtustame oma elukeskkonda, seda looduskeskkonda, kus me tegutseme ja teenust pakume. Ja, mul sellega tuleb meelde, et enne haldusreformi mul üks hea sõber tegi Eesti omavalitsuste arengukavade SWOT-ide analüüsi, kus siis 2/3 oli kõige suurema tugevusena välja toodud kaunis looduslik asukoht. Et mis võib ka tõsi olla, aga jälle tuleme selle eristumise juurde. Nii, kas saalis on küsimusi?
on, väga hea. Võib-olla sa just rääkisid ka sellest, aga siin on küsimus, kuidas seonduvad omavahel loodusturism ja kohalik puhkemajandus, sulgudes rekreatsioon. Meil on muidugi rekreatsiooni õppetoolist on ka siin esindaja. Jah, et võib-olla Mart on siis siinkohal soovib veel kõige rohkem vastata. Mul oli sulle küsimus ka. Ma olen sulle mikrofoni ja kasuta seda siis mõlemaks. Oota, loe veel korra veel. Loodusturismi ja rekreatsiooni omavaheline suhe. No, rekreatsioon on kõik see, kui sa lähed uksest välja ja tunned ennast hästi. Aga turism see ei ole, kui sa oma kodukandis jalutad näiteks mingi 18 kilomeetrit õhtu jooksul, nagu mu puberteediast tütar tegi reede õhtul, läks korraks jalutama, jalutas 18 kilomeetrit, ta tegi rekreatsiooni, turismiga ta ei tegelenud. Et jah, et turism on siis majandustegevus, ehk kui sa maksad kellegile midagi ja kui sa kohalikele tulu tood. Aga nii nagu RMK ja kõik muu, see infrastruktuur on ühine sageli. Et nii nad nagu seostuvad. Aga tegelikult, mis mina tahtsin su käest küsida, et kuna Marika pani jooksu, jah? Ei, ja siin oled. Ei, Marika, siin jube suur mure oli, et kanuumatkad on kõik ühesugused. Pigem ei, see ei ole Marika personaalne mure, vaid pigem on see, et me oleme üldistanud siia asjad, kui meie loeme ettevõtete teenuste tutvustusi, ütleme sageli ettevõtete oma kodulehekülgedelt, siis kas riiklikust portaalist, piirkondlikust turismi infoportaalis või ka maaturism.ee pealt, siis need teenused väga sageli, ma ei ütle, et üldse ei erine, aga väga sageli ei erine, et kanuumatk on lihtsalt sageli, lõpeb see sellega, et tuleme, annan sulle kanuud kätte ja mine ise sinna jõe peale. Ei no see on jah, rent sageli kanuumatk. Aga siis tulebki neid asjad nimetada selliselt, nii nagu nad on. Ei no tegelikult minu arvates, eks ta ole jällegi selline mitmekesine teema, aga no, mis mina sageli tunnen on see, et me nagu otsime sealt väga, et kõik tahavad olla erilised, kõik tahavad midagi väga erilist, aga noh, et kui sa tahad midagi erilisemat kanuumatkas, siis sa võid võtta mingi teise matka, et ma ütlen liiga palju, jah, haabematka, et see on ka, haabematk on kindlasti haabes on üks väga eriline kanuu, et ma arvan, et selle nagu mega erilisuse otsimisega, noh, ei tohi ka ööle pülendada, aga mitmekisus peab olema, sellega ma olen nõus, aga mul kuidagi nagu jäi, et see läks nagu ühte kaldus ära, aga noh, mis ma tahan lihtsalt öelda, et ma arvan, et me nagu ei peaks üle pingutama ka seda, et iga ettevõtja peab olema nüüd väga palju teisest eristuv, et kui meil on sama firma kanuud Aivarile siin Valge peal, et noh, miks nad ei või öelda, et mul on selle firma kanuud ja et me teeme kanuumatku, et erilisus annab see, et üks on valgeegi ja teine on hallisteegi. Tead, mina ikka ütleks siin, et tühja need jõed, aga ma arvan siin juba eristute persoonide põhiselt, nii et ka see on... Toote kirjeldust, et Aivari kirjeldus ei ole väga eriline, kui sa Aivarit näed, siis ta on eriline, aga kirjelduse pealt ei ütle sageli. Aitäh. Nii. Veel, kas on küsimusi? Kui ei ole ja tundub, et hetkel ei ole. Siis mina lihtsalt ütlen, et me oleme väga uhked kõikide teie teenusepakkujate üle. Nii et suur aitäh teile, et te olemas olete, sest ütleme niimoodi, et ilma teieta meid ei oleks. Ja meie teeme sulle aplausi ja ütleme ka aitäh.